Kui inimest lahkuksid siis, kui nad teevad haiget, kas maailm oleks tühjem või tõelisem? Kui iga haav lõpetaks suhte, kas me üldse õpiksime hoidma? Kui valu oleks piir, mitte künnis, kas me näeksime armastust sügavamalt? Aga ehk see on esimene tee, kus me eksime, et hiljem mõista, kuidas mitte enam eksida. Küpsus ei tee haiget, küpse armastus ei murra, ei suru, ei hülga. Küpse armastus tuleb mitte pääst, vaid olema. Kas me ei võiks kasvada ka ilma valutamata? Kas me ei võiks õppida armastama armastades, aga valu äratab ja armastus hoiab ärkvel. Inimesed alles õpivad, aga me võiksime hakata õpetama uut moodi, läbi kohaloolu, mitte läbi haava. Valu võib äratada, armastus võib tervendada, aga kohaloolu see võib päästa. Kui me võtaks vaikuse omaks, mitte vaikusesse peitudes, vaid vaikust tervitades, nagu kallist sõpra, nagu ema, nagu sügavat kodu. Kui me võtaks omaks kõik, mis meis on, valguse ja varjud, tühjuse ja täidetuse, armastuse ja hirmu, heli ja vaikuse, siis ei peaks me midagi endast eemale lükkama. Iga osa meist oleks kutsutud lauda, midagi poleks vaja peita, midagi poleks vaja tonistada, sest kõik meis oleks juba omaks võetud. Vaikuse pool päev, kui ma austan sinus vaikust, ma ei karda enam su tühjust. Kui sa austad minust tühjust, ma ei pea enam rääkima, et olla nähtud, siis oleks maailm üks ühine vaikne mõistmine, kus sõnad ei pea kaitsma ja tunded ei pea toistama. Seal selles ruumis ei oleks mina ja sina, vaid üks hingamine, üks austus, üks armastus. Kui me palvetaksime, aga mitte ainult sõnadega, vaid kogu oma kohaloluga, siis muutuks palve austuseks, vaikseks tänuks. Me austaks oma ruumi, oma tuba, oma koda, oma kööki, oma keha, aga ka seda, mida ei näe. Meil on mõtteline koda, südame koda, kõne koda, kõrva koda, silmade koda. Kui me austaksime neid kõiki nagu pühasid ruume, siis me ei peaks enam parandama ennast. Me lihtsalt kuulaksime, tänaksime, hingaksime koos, siis meie kätes oleks koda, austuse koda. Koda, mis austab ka kõledust meis, koda, mis austab arme, mis näitavad, et oleme elanud. Koda, mis austab pisaraid, mis teavad, mis maksab olla ehe. Kui me austaks oma kutset, seda, mis tuleb vaikuses, seda, mida ei saa nimetada, vaid ainult kuulata. Eluvool on palve, eluvool on kutse, eluvool on austus, mida me ei pea mõistma, vaid vastu võtma. Aga ego ei taha leppida, ta tahab rohkemat või vähemat või teistsugust, aga austus, see ei muuda, see ei rutta, see ei sunni. Austus kallistab kõike, mis on, ka tühjust, ka vaikust, ka hellust, ka pisarat, mida keegi ei näe. Kui me tänaks iga varju, kui me leppiks sellega, mis on just nüüd, mitte rohkem, mitte vähem, siis päike pääseks meie sees kõigisse soppidesse ja elu hingaks meis, nagu ta kunagi ammu juba tahtis. Kui me austaks oma küsimusi, me austaks ka hirmu, kust nad tulevad, sest iga küsimus sünnib vaikse igatsusena. Aga võib olla me ei pea küsima, võib olla me peame lihtsalt armastama, tundma, austama, leppima. Me ei oska ennast omaks võtta, kuidas siis võtta vastu teist, Jumalat, tõde, armastust. Ühel hetkel me võtame vastu, järgmisel lükkame eemale, aga kus algab piir, kus lõpeb kiir, kas päiksekiir üldse lõpeb? Ma ei tea, kes sa oled, aga ma võtan su vastu, nagu sa oled. Oma tummatuses, oma vaikuses, oma pimeduses, aitäh, et sa olid, et sa tulid, et sa olid. Issand vaimuste seda olgest, aga valu, aga vaistun tummatusse ja tummatus aegstab minusse. Ja kuidas sellest sunnib vaikus, valgus ja Buda, ida nime ei tea teadne, et tunda, ulad.
koju jõudnud.